Tere, kuidas sul läheb? Tänases videos tahan sulle näidata 4 lihtsat harjutust, mis aitavad pidurdada ja parandada põlveliigese artroosi. Ja kui sa mind veel ei tunne, siis on mul väga hea meel tutvuda. Mina olen doktor Aleksander Mota, olen füsioterapeut ja osteopaat ning mul on väga hea meel, et sa siin oled. Vaata seda küsimust. Doktor Aleksander Mota, mul on põlves artroos ja meniskid on põletikulised. Teen alati veenitusi, aga järgmisel päeval tundub, nagu oleks jala tagaosa muljuda saanud. Ma ei tea, kas seletasin õigesti, aga oleksin väga tänulik, kui annaksite mulle nõu. Artroos on üks kõige tavalisemaid teemasid nii minu vastuvõtul kui ka küsimustes, mida ma loen Instagramis ja siin YouTube'is. Aga ma näen, et paljud inimesed ei tea isegi täpselt, mis artroos on. Kas see on põletik, kas on midagi, mis läheb kiiresti üle, kas ainult operatsioon aitab, kas on olemas ravim, mida võttes artroos kaob. Lähme edasi. Artroos on kulumise sünonüüm. Tead seda tallapinda. Tossu või plätu oma, kui sa palju kõnnid, siis näed, et see kulub ära. Ja sõltuvalt plätu kvaliteedist, sõltuvalt sellest, kuidas sa astud, kulub üks külg rohkem kui teine. Jalatsi talla kuju muutub vastavalt kulumisele. See on sama asi, mis juhtub põlvega. Vaata nüüd. Siin on kujutatud põlv, reieluu ehk femuur ja sääreluu ehk tibia. Pane tähele, et neil on pinnad, mis on väga siledad. Need sobituvad ja libisevad üksteise vastu. Kui see piirkond hakkab kuluma, siis juhtub see, et see osa siin lakkab olema sile ja hakkab tekkima karedus. See muutub ebaühtlaseks, eks? Nii reieluu kui ka siin sääreluu puhul. Seda tüüpi kulumine, selle kuju kaotus siin, ongi artroos. Ma sain sellest alles nüüd aru. Nii et just selle tõttu, selle kuju kaotuse ja kulumise tõttu tekivadki artroosi sümptomid, milleks on valu muidugi, sest liiges kulub. Mõnikord on juba peaaegu luu vastu luud. See tunne, mis algab nagu liiv liigeses, läheb üle krõbinaks, siis naksudeks ja mõnikord isegi selliseks põlve kinni jäämise tundeks. Ja võivad tekkida ka need tursed, mida nimetatakse liigese vedeliku kogunemiseks ehk vesipõlvedes. Aleksander, kui põlv on siis juba ära kulunud, tuleb see lihtsalt säie vahetada. Uut põlve ju ei saa, kui just uuesti ei sünni. See on siis vanuse asi. Rahu, see pole päris nii. Mõtle korraks koos minuga. Kui see oleks vanuse asi, siis ei oleks artroosi ei noortel ega neil, kel pole ülekaalu. Kas pole nii? Ja kui see oleks sellepärast, siis kõigil eakatel, kellel on teatud vanus, oleks artroos. Me teame, et see ei ole nii. Me tunneme inimesi, kes on juba vanemas eas ja kellel pole põlvedega mingit probleemi. Ning on ka inimesi, kes on alles teismelised, kuid kellel on juba kulumine, juba artroos. See on tõsi. Enamasti on põhjuseks mehaaniline ülekoormus, liigne liikumine. See tähendab, et sa liigutad liiga palju, kas põlve sisemist või välimist osa. Ja just see tasakaalutus, see joondumise puudumine põhjustabki kulumist. Aga kuidas siis olukorda parandada? See on lihtne. Me parandame põlve joondust ja liikumise tasakaalu. Mõtle koos minuga. Kui mu põlv on paigast ära, tasakaalust väljas ja põhjustab artroosi, siis selle parandamiseks pean ma parandama puusa, hüppeliigest ja jalga. Ja lõpuks ka põlve ennast. Kui ma annan rohkem tasakaalu, kui ma saan kõigis neis liigestes rohkem liikuvust, siis mu põlv lõpetab väliskülje ja sisekülje liigse kasutamise. See lõpetab meniski ja põlvekedra liigse koormamise. Ja siis need artroosi sümptomid vähenevad ja sa pidurdad artroosi arengut. Muide, ma olen juba salvestanud video, kus näitan, kuidas põlve parandada reie kaudu. Ma jätan selle siia kaardile, et saaksid seda hiljem vaadata. Nii et need 4 harjutust, mida ma sulle nüüd näitan, on järgmised. Esiteks, et parandada puusa liikumist. Teiseks, et parandada jalalaba liikumist. Kolmandaks, et parandada hüppeliigese liikumist. Ja lõpuks, et parandada põlve enda liikumist. Muide, ma tahan sinult teada,
kas lisaks põlvevalule on veel mõni neist kohtadest, mis sind häirib? Jäta siia kommentaaridesse, nii saan ma sind paremini aidata, vastates sinu kommentaarile või tehes video, kus vastan sinu küsimusele, nagu ma praegu seda videot teen. Ja muidugi, et sa oma vastust ei kaotaks, ära maga seda maha. Telli kanal, pane kelluke tööle ja märgi kõik teavitused, sest ma vastan sinu küsimusele ja YouTube annab sulle veel teada ka, et ma vastan. Vaata kui lahe, vaata kui mugav. Nii et esimeses harjutuses parandame puusa liikumist. Lihtne viis seda teha on, kui sul on kodus selline pöörlev tool. See ei pea ratastega olema, eks? See peab lihtsalt ühele ja teisele poole pöörlema. Sa teed seda järgmiselt. Istu mugavalt, selg korralikult vastu tooli seljatuge ja hoia jalad kindlalt põrandal. Seega, kui su tool on liiga kõrge ja sa ei ulatu korralikult jalgadega põrandale, siis lase tooli natuke madalamaks või pane jalgade alla tugi. Kui jalad on kindlalt põrandal, siis lihtsalt kalluta keha ühele ja teisele poole. Kui sa seda liigutust teed, siis sa pöörad oma reieluud ehk siis venitad puusalihaseid ja määrid puusaliigest. Ja ka põlve jaoks sa juba aitad, justkui avaksid ja sulgeksid põlve välis- ja sisekülge. See lihtne liigutus on suurepärane puusa tasakaalu parandamiseks ja samuti põlve liikuvuse parandamiseks, eriti kui on tegemist meniskiga, nagu tänase küsimuse puhul. Ja sa teed seda lõõgastavat liigutust ilma kiirustamata 30 sekundi jooksul. Ja kui sul ei ole kodus tooli, pole sellest midagi. Sa võid teha sama harjutust voodis või diivanil lamades. Siis heida külili, jalad kõverdatud ja tee järgmist liigutust. Liiguta põlvi lahku, suuna põlv lae poole nii kaugele kui saad, kuni on mugav. Siis too tagasi ja liiguta kand eemale ning too tagasi. See on sama liigutus, mida sa tegid toolil, ainult et siin teed seda ühe jalaga korraga. Hea nipp on panna käsi puusale, et vältida puusa ette või tahapoole pööramist või kogu ülakeha pööramist. Hoia kätt siin puusal, et vaagen ei liiguks, tõsta põlve, tõsta kand. Tõsta põlve, tõsta kand. See on üks liigutus. Tee seda 10 korda kummagi jalaga. Teise jalaga tegemiseks keera lihtsalt teisele küljele. Teine harjutus on jalalabale ja kolmas harjutus on hüppeliigesele. Nüüd istu, rista jalad siin, vaata, et sa ei toetaks jalalabale, eks. Toeta siin hüppeliigese kohal, et jalg oleks vaba. Ühe käega hoiad siin hüppeliigest, haarates kannast ja teise käega võtad jalalaba alt kinni. Ja siin teed sa selliseid liigutusi nagu keeraksid. Üks käsi läheb ühele poole ja teine teisele poole. Keera ühele poole, keera teisele poole, keera ühele poole, keera teisele poole. Sa teed seda liigutust siin 30 sekundi jooksul. Ole ettevaatlik, et sa ei suruks nii kaugele, et see tekitab valu, eks. Tee seda liigutust nii kaugele, kui sul on mugav. Ja siin me juba läheme kohe üle kolmandale harjutusele, mis on mõeldud hüppeliigese liikumise parandamiseks. Kolmanda harjutuse puhul hoiad hüppeliigese kohal, selle kondi kohal siin, mis on seespool ja väljaspool. Võtad varvastest kinni ja teed sellist liigutust nagu ringi. Pea meeles liigutada ainult nii kaugele, kuni valu ei teki. Võid teha 10 ringi ühele poole ja siis 10 ringi teisele poole. See käsi siin pahkluu kohal ei lase jalal liikuda, eks ole. Ja pane tähele, et see siin ei ole venitusharjutus. Ma ei pea liiga palju venitama. Ma pean lihtsalt tegema suure ringi. 10 korda ühele poole, 10 korda teisele poole. Ja parim liigutus, parim harjutus, mida ma tean põlveliigese parandamiseks, põlve liikumise parandamiseks, eriti meniskite liikumise jaoks, on see harjutus.
Sa istud nii, et jalg on toetatud põrandale, tõstad varbad üles, jätad kanna põrandale toetuma. Ja sa teed seda kojamehe liigutust välja ja sisse 10 korda, väga aeglaselt. Pane eriti rõhku, kui tõmbad jala sisse poole. Kordan, iga kord, kui tood jala sisse poole, tee seda liigutust korralikult. Jalg liigub välja ja siis tõmba korralikult sisse. Tõmba korralikult sisse poole. Tee seda 10 korda ilma kiirustamata. Ja need on mõned harjutused, mis on Shodo põlvemeetodis. Kui sa ei tea, siis see on veebiprogramm, mis aitab sul oma põlve tervist parandada. Ennetades probleeme, pidurdades kulumist ja muidugi õppides valu kontrollima lihtsate harjutustega. Kui soovid rohkem teavet, tahad teada, kuidas see toimib või soovid osaleda ja soetada Shodo põlvemeetodi, siis link on selle video kirjelduses. Ja nüüd tahan ma sinult teada, kas see video aitas sind, kas sa õppisid midagi uut, siis vajuta siia like'i, et mind tänada, sest sinu like aitab sind, aitab teisi inimesi ja aitab meie kanalit. Ja see kanal on meie oma. Ma tahan, et sa jagaksid seda videot ja kõiki teisi selle kanali videoid, et aidata meid, kellel on valu. Aita inimesi, keda sa armastad, lõpetada iseseisvalt ravimite võtmine, arvates, et valu leevendamiseks pole muud võimalust. Ja siin üleval jätan ma otse ülekande, mille ma tegin, andes nõuandeid põlvede kohta ja vastates otse-eetris küsimustele. Lihtsalt klõpsa ja vaata. Siin all on täielik esitusloend põlvevalu kohta. Kui video on seal, võib sa aidata neid, kellel on põlvevalu. Ma lõpetan praegu, suur kallistus ja järgmise korrani.